Ma olin Koreas 10 kuud. Las ma räägin teile natukene enda kogemusest ning võib-olla see saab sind ka aidata. 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 능력자로 활동하고 있는 엘리사입니다. Minu nimi on Elisa ning nagu te juba olete võib-olla aru saanud, siis ma veetsin oma vahetusaasta Koreas. Ma olin seal 10 kuud ja see oli umbes 2 aastat taga. Istusin ma siis teiega siia maha asse eestkostjana Koreas. Ma olen hetkel ka Koreas. Fun fact, 5. kord lihtsalt anda konteksti, et ma natukene tean, millest ma ka räägin. Päris loll ma ei ole. Kuigi ma olen suht loll, aga päris loll mitte. Ma liigun nagu natukene siia poole, siis ma saan jagada ka videosid siia kõrvale. Kõigepealt me räägime siis karantiinist natukene. Seda ilmselt sinul ei ole, aga mina veetsin enne üldse, kui ma sain nende vahetusaastale minna, 2 nädalat karantiinis istudes. Ma jäsan siia mõned pildid, kuidas see oli. Tegelikult see oli päris nunnu, selles mõttes, et ma sain 2 nädalat istuda üksi toas ja nii-öelda prepare'ida ennast ette selleks vahetusaasta kogemuseks. Okei, ma sõin põhimõtteliselt terve aeg, aga liigume kohe sellest edasi. Nii, esimene teema, pere. Ma kohe ütlen ära, et mina ei olnud terve oma vahetusaasta ühes peres, vaid ma vahetasin pere ja see on okei. Nimelt esimeses peres oli mul siis mina, ema, isa, väike õde ja minuga tegelikult väike vend ja minuga sama vana õde. Üldiselt me saime väga hästi läbi, nad olid hästi nunnud. Esimesed päevad ma ei julgenud küll päriselt minna sööma, sellepärast et ma ei teadnud, kuidas ja kus ja mis ja kas ma peaksin üldse, nagu muidu ma peaksin sööma. Alguses sujus kõik suhteliselt hästi, see oli väga nii-öelda uus kogemus. Esimene õhtu ma nutsin, aga pärast seda ma ei nutnud vist mitte ühe korra. Mul oli oma tuba selles kohas, selles kodus ning see nägi ta oli ikkagi suhteliselt suur kodu ning seal oli ruumi, et hingata. Kooli minemine võttis mul sealt aega umbes pool tundi, ma läksin ühe bussiga, mis oli ka väga kohe räägime ka koolist, aga enne ma ütlen ka ära, et miks me siis ei sobitunud, oli nimelt see, et nendel oli selline schedule, et iga hommik sa ärkad üles kell 7, kas see on nädalavahetus või mitte. Hommik kell 7 ärkamine ja neile ei sobinud siis see, et ma nädalavahetusel tahtsin kauem magada ja nagu see tekitas meis nii-öelda augu. Liigume kooli poole. Olime 10. klassis ja me läksime nii-öelda poole pealt sisse, sest Koreas hakkavad nii-öelda meie mõistes klassid poole aasta pealt. Seega me olime pool aastat 10. klassis, siis meil oli nii-öelda suvevaheaeg, mis on talvevaheaeg, mis on neil kõige pikem vaheaeg, sest siis on väga külm. Ja siis me olime pool aastat 11. klassis, aga me olime kogu aeg selle sama klassiga koos. Seal keegi vist vahetus, I'm not quite. Koolis üldiselt möödus aeg väga hästi. Meil oli suhteliselt siuke famous moment, kui meil toimusid kooli need toidu söömised, kuidas sa ütled seda? Toiduvahetund, söögivahetund. Ta oli seal metsikult hea. Minule meeldis meie koolitoit, meie klassiõed ja klassivennad komplainisid kogu aeg, et see ei ole üldse hea. Iga kord, kui me kõndisime pärast söömist seal ringi, et minna tagasi enda klassi, siis olime lihtsalt, oh my god, tere, kes on, oh my god. Tunnis tegelikult, kuna kõik tunnid olid korea keeles, siis me ei õppinud väga palju. Me mingites tundides nagu ma üritasin kuulata, aga enamus tundides me lihtsalt chillasime seal taga põhimõtteliselt. Ma olin koos ühe teise eestlasega, olime koos klassis, seega võib-olla sellepärast oli meil natukene raske nii-öelda sulanduda sisse sinna Korea päris nii-öelda saada endale sõpru, sest me olime suhteliselt kogu aeg koos ja rääkisime tegelikult eesti keeles. Järgmisel räägimegi sõpradest. Põhimõtteliselt sõpradest koolist ma räägin ühe tüdrukuga ja tegelikult ühe poisiga ka, aga sõber, sellist asja koolis ei tekkinud, pigem tekkis see just teiste vahetusõpilastega. Belgiast, Itaaliast on mul vahetusõpilasi, kellega ma siiamaani käin väga palju läbi. Ta ei tohi meessoost isikutega kokku saada, aga
ma sain kokku ühe endaga sama vana poisiga ja me oleme siiamaani ülihead sõbrad, me toetame üksteise unistusi ja me oleme väga nagu besties, seega it is what it is. Aga ma arvan, et mille üle ilmselt väga paljud on nii-öelda huvitatud, on keel just. Ma ütleks minu kõige suurem soovitus, mida ma ka ütlesin eelmises videos, kui sa ei ole seda näinud, kuidas ma ette valmistasin ennast üldse selleks vahetusaastaks, siis go have a look. Link in description below. Kindlasti soovitan, et õpi enne vähemalt nii-öelda basic tasemel keel ära, sest see aitab metsikult kaasa. Ma läksin isiklikult juba selle baasiga, et ma oskasin inimestega suhelda korea keeles ning tänu sellele ma arvan, ma sain nii palju rohkem tegelikult kogemusi. Tegelikult korealaste nad üritavad, aga nad tegelikult ei oska rääkida nii hästi, nii et kui sa tahad päriselt nii-öelda sõpru endale saada, siis muidugi seal on inimesi, kes räägivad inglise keelt ja see on fine, aga see on lihtsalt väga soe soovitus, et palun õpi korea keelt natukene. Väga paljud huvitavad ka, mis olid raskused ja erinevused. Ma peaks ütlema, et kuna ma enne põhimõtteliselt vaatasin nii palju draamasid, YouTube'i videosid, muusikat, kõike, mis üldse internetist leidus, siis ütleme niimoodi, kui väga paljud ütlesid šokina, et näiteks mootorsõidukid sõidavad tänavate peal, siis minu jaoks oli see normaalne, sest ma olin nagu, ma nägin seda. Tegelikult kultuurishokk 0. Mis ma peaks ütlema lihtsalt, et siin on austus, on metsikult oluline. Seega alati, kui sa annad midagi, siis 2 käega ja keeleliselt on ka nii-öelda, kui eesti keeles on teietamine, siis siin on see keeleliselt nii-öelda see austamine on väga suures koguses. Koreas on okei kanda lühikest sellikult, aga ülevalt peab olema kõik kaetud. Ka palju vist ei eksinud sellega, aga isegi praegu, kui ma ringi käin Koreas, siis nii-öelda, kui ma panin eile, sest praegu on suvi ja siin on väga soe suvel, mida ma hoiatan ette, ja väga külm talvel, nii et see on nagu käisin lühikeste pükstega, aga kuidagi ma tundsin ennast kultuuriliselt nagu ma teen midagi valesti. Seega lühikesed püksid tähendab. See on just vastupidi. Lisan ma veel siia 2 väga huvitavat kogemust. Nimelt esimese perega me käisime õunu korjamas iga nädalavahetus, mõni nädalavahetus ma skippisin, aga me käisime õunu korjamas nende nii-öelda suures farmis, nii et ma peaks mainima, et see oli midagi väga uut, mida ma olen varem kogenud. Maaelu, kas mulle sobib? Ei, ma olen suht linna vurle, see on okei, aga see oli hea kogemus. Teiseks kogemuseks ma kindlasti ütlen Jeju Island, ma olen nii õnnelik, et ma sain seal ära käia, me käisime mul sõbrannaga Belgiast, kes oli minuga samas vahetusperes, teises vahetusperes, kohe räägin sellest. See oli definitely midagi, mida ma soovitan teha, kui Koreasse tulla. Räägime siis ka minu teisest vahetusperest. Nimelt teises vahetusperes see oli nii-öelda selle programmi siis nii-öelda CEO, I don't know. See oli tema kodu ja seal oli alguses, kui ma läksin üks belglane ja itaallane, belglane ja siis üks Meksikost üks poika. Meksikost poika läks ära, belglane jäi, meile tuli juurde itaallane ning siis me kolisime selle perega, me olime vist 6 aega saime olla selles ühes korteris ja siis me kolisime villasse, mis oli wow. Et tegelikult selle perega, kuna nad olid rohkem sellised linnainimesed, ma sain paremini läbi, aga seal ei tekkinud enam sellist peretunnet, sellepärast et see oli rohkem siuke, kuna sa tulid enda teisest perest ära ja meid ei olnud siin kuhugi panna, siis sa oled siin kind of vibe. Kokkuvõtteks siis järgmises videos tegelikult räägin ma ka sellest, kuhu need kogemused ja mida ma tegelikult sellest vahetusaastast kaasa võtsin, mida ma nii-öelda praeguses elus actually kasutan. Nagu for example, ma olen praegu ka Koreas, kuidas ma siia üldse tagasi tain, miks ma siia tagasi tulin, ja kuidas see keel mind on aidanud. Nendest kõikidest asjadest ma räägin veel järgmises videos. Selle videoga ma sain natukene aidata. Kui teil on mingeid küsimusi, siis kindlasti küsige, saate küsida minul Instagramis või Assel Instagramis, saate ka vaadata minu YouTube'i videosid, et mis näitab rohkem veel siis nii-öelda minu Korea elu praegu, kui te olete sellest huvitatud. Aitäh vaatamast ning näeme järgmine video. Peace out ning tulevahetusaastale.